me oleme tulnud siis siia Elamus bowlingusse ja meil on plaanis selline lühikene treening sinuga ja mul on endal kavas ka sul väike selline vaimne ülesanne sulle lõpus. Aga alustame siis sellest, et valid endale siit jalanõud, et jalanumbrit sa kindlasti tead. Ma hakkasin 44, ma leian selle. Et sina oled ka varasemalt olnud bowlingu seotud? No see oli ammustel aegadel jah, siin 20 aastat tagasi umbes. 20 aastat tagasi, jah. Kuidas sina bowlinguga olid seotud? No meil oli üks siuke klubi nagu Toolbox siin 2 sõbraga Pärnu maanteel, nii et ja see oli vist üks teine või 3., kui ma ei eksi, saal Eestis üldse sellel ajal. Et ühesõnaga, sa oled seotud olnud ühe esimese bowlingusaaliga põhimõtteliselt. No põhimõtteliselt võib nii öelda ka, üks esimesi, jah. Et bowlingu ajaloo raamat oleks olemas, siis me peame sinu nime sinna sisse kirjutama. Võiks, oleks tore aeg, jah. Väga kihvt. Meenutamiseks. Aga kui tihti sina praegu üldsegi bowlingut oled mänginud? Kuule, päris aus olla, siis see oligi viimane aeg, kui ma mängisin. Viimane aeg? Noh, see aeg, kui oli oma saal, siis sai ikka mängitud, aga nüüd on väga-väga pikk paus olnud, aga eks ta kuskil kehamälus on ikka olemas. Et mina alustasin ka sel ajal mängimist, kui see saal oli avatud, aga mina seal saalis ei käinud. Seal oli 4 rada, aga tänaseks sa näed, meil on siis Eestis juba 16 rada ja kõik siin uhkeid vidinaid ja värke. Et lähme siis proovime sinuga neid uuemaid radu. Vaatame, kas saame siis teada, kas bowling on muutunud ka selle 20 aastaga. Täna me ei hakka eriti selliseid erinevaid harjutusi tegema. Et kuna sa oled bowling olnud seotud, siis teeme sellise workshop stiilis väikse treeningu. Et sina näitad mulle ette, milline su stiil välja näeb. Ma hakkan sulle väikselt mingisugused nõuandeid andma. Esimese viskad on ise ära siis? Absoluutselt, jah. Laseme sul natukene ise mängida. Davai. Nii hull see oligi. Tahtsin vinti panna, aga oleks võinud tavalise viskada. Jah, tavalise viskaga jääme täna tavalise viske juurde. Siis alustame sellistest väikestest soovitustest. Esimene asi on, et lõpus proovime tasakaalu säilitada. Et sul on nii, et kui sa lased palli lahti, sa tahad palliga natuke kaasa minna ja samamoodi jalg tuleb siia paremale. Et proovi säilitada ja hoida see asend lõpus lihtsalt. Pigem natuke rahulikumalt lihtsalt läheneda. Nii, natukene kohendame sinu algasendit, et enamus asjad bowlingus algavad esimesest paarist sammust ja algasendist. Natuke tegelikult jalad koos olema. Jalad koos, jah. Sa mõtlesid see viskasendit praegu. Jalad natuke rohkem kokku. Nii, siis palliga alustame siit alt poolt, umbes siit puusa kõrguselt ja tuleme keha lähedale rohkem. Ja siis see küünarvars võiks olla nii-öelda viske suunas. Praegu ta on sul suunatud 5. raja poole, aga natukene nagu too siis siia poole. Alustame sellist asendist. Ja nüüd me peame jälgima, et õlaliiges ja pall oleks nagu enam raja keskel. Natukene tule siia poole. Vot nii. Algasend peab olema võimalikult vaba. Et sa tead, mis on vaba tunne. Sina oled see mees kindlasti, kes nagu teab seda. Ja nüüd lähme vabalt peale. Oi! Ja. Me natuke alustasime vaata liiga lähedalt. Tule siis natukene kaugemale. Ja. Siis tuleme palli alla poole ja võimalikult vabalt alustada. Juba parem. No näed, tuli. Tuli ära. Jaa, väga hästi. Super. Bowling on peale vaadates tundub siuke hästi füüsiline, tehniline ala, aga professionaalsel tasemel julgen tõdeda, et see on üli nagu vaimne. Seal on üli palju vaja keskenduda, hästi palju on kordusi ja professionaalsel tasemel on raja õlitust jälgitakse, ehk siis vindiga visatakse, pead kogu aeg erinevaid muudatusi tegema. Et sulle siis tuleb ka üks selline väike pisikene ülesanne, et kuna sina tegeled sellise inimeste vaimse poolega, siis natuke tutvustan sulle, mis bowlingus on see vaimne pool. Et selleks, et viskekordused oleksid võimalikult sarnased, enne viset on selline viiskeelne rutiin. Nagu korvpalluritel näiteks, kui nad teevad vaba viset, meil on kogu aeg enda selline liigutus. Mina olen väikse peale selline paadunud ülemõtlenud ja siis minul on selline viiskeelne rutiin on hästi selline pikk, hästi keeruline, et ma ei suudaks nagu üle lihtsalt mõelda. Et ma nagu põhimõtteliselt katan nagu selle osa ära vaimselt. Et sul on nüüd väike selline ülesanne. Sina kujutad ette, et sa oled professionaalne bowlingmängija ja milline oleks sinu viiskeelne rutiin. See võib olla seotud siis hingamisega, see võib olla sellise mediteerimisega seotud. Et minul on, ütleme nii, et umbes 10 elementi seal. Ma nühin taldu, ma hoian kätt siin puhuri juures, mõtlen samal ajal, visualiseerin mingisugust kohta, kus mulle meeldib olla. Et ma räägin, et natuke mõtle selle peale ja siis näita, milline sul välja näeb.
mina keskenduksin hingamisele. Jah. Et laseme selle nüüd täiesti julgelt käima, et professionaalse Tiit Trofimovi bowlingukarjääri rutiin. Teeksin niisugused 3-4 sügavat hingamist ja visualiseeriksin pigem nagu seda palli liikumist ka. Ja. Et kuidas see pall seal raja peal liigub ja mida ta tabada võiks seal kurika kohas. Nagu. No näed, keskendumine aitab spordis. Kas sinul on ka palju sportlasi olnud, kes on sul käinud näiteks vastuvõtus? Jaa, ikka. Väga palju sportlasi on käinud ja eriti profisportlased käivad, sest varem ja hiljem, kui sa saad edukaks, hakkab see väga palju mõjutama sinu karjääri. Kas su närvisüsteem peab vastu, et mida edukamaks saad, seda suurem tuleb see surve sulle peale, et sa pead edukas olema. Just. Sa pead vastama nagu siis ootustele ja ise soovid suuremaid ootusi ise endale seada ja kõik teised ootavad sult ja siis nagu öeldakse, tuleb närv sisse. Närv tuleb sisse ja siis hakkab kõik nagu pigem sinu kahjuks töötama see närv. Ja, just. Et ja kuidas siis ka nagu just õpetangi inimesi siis hingama ja seda hirmu vähendama enda sees, et seda hirmu ära kogema, et ta ei oleks sul kuklas ja istuks kogu aeg, et kui sa koged selle hirmu ära, siis tekib rahu sisse kehasse, et see on hästi oluline nagu, et minna rahu seisundis asju tegema, et siis on ka ja lõdvestusega tuleb purakas alati, vaata, lõdvestuse pealt, pinge pealt ei tule purakal. Omas kogemust ma võin täpselt sama tõdeda, mis sa just rääkisid ja bowling on selles mõttes nagu hästi eriline ala, et kui minul oleks soovitus bowlingu profidel kellegi juurde pöörduda, siis see oleks kindlasti sina. Et paljudel, eriti noortel mängijad, ma näen, et nad tahavad liiga palju ja nad ei suuda nagu lõdvalt peale minna. Et siis tulevikus kindlasti, kui bowling hakkab arenema, siis mina suunaks need inimesed kindlasti sinu juurde. Et nagu näha, et sina just tegid oma rutiini ära, keskendusid ja kohe tuli straik. Kas teeme mõned visked veel? Teeme ikka, muidugi. Endal ka see pidev meeldetuletus, et lähed sellisesse nagu sooritusse, tahad nagu sooritada, siis kohe läheb metsa poole on ju kõik. Ja nii kui keskendud, hingad, oled kehas ja visualiseerid ja ei mõtle üle, nii on hoopis teine. Ja kas sa tead ka näiteks, miks profid viskavad vindiga? Et mis on see lööb nagu selle ühe kurika et seal on ringi käima, mis niidab siis kõik muud maha. Just, et kui ta nagu läheb selle sisenemisnurga alt sinna sisse, siis ta on peaaegu 100% lööb kõik kurikad maha. Et see ongi see põhiline põhjus. Otse peale visates on see natuke selline pingoloto. No see on juba see vint on juba next level, siis on ju next step nagu. Just, et ma võin paar viset sulle kõrvale ette näeb, et need on siis vindipallid. Pöidlaga mängijatel käivad tapitsi sisse, et oleks pallil täpselt sama tunnetus. Seda vist, see on üsna uus asi, sest seda veel meie ajal ei olnud. Oi, ei, siis selliseid tappasju on, aga palle puuriti ikka, seda on nagu juba ammu tehtud. Pallipuurimine ammu tehtud. Et idee ongi see, et pall püsiks hästi vabalt käes, et ma saaks võimalikult vabalt visata. Ma nüüd ei ole muidugi sooja teinud, vaatame, mis siit välja tuleb, aga lihtsalt näed mõne vindiga visk ära. Et mina alustan ka samamoodi nagu sina, hingan sisse välja, mida vabam algasend on, seda parem ja lähed võimalikult vabalt peale. See oli ilma soojenduseta. Just, aga nägid, vaata pall lõpus keerab, siis ta lööb suure tõenäosusega kõik maha. Ja. Aga kas see pallidel on ka veel nagu, et see kesk, nagu see tsenter on ka erinevalt välja viidud, on ju? Just. Millist vinti sa tahad visata sellise palli valida? Täpselt nii, et see sõltub siis mängija stiilist või siis millised olud rajal on. Kaua sul aega läks, et vint hästi välja hakkas tulema? No mina noorena põhimõtteliselt bowlingi saalis ainult aega veetsingi, et sellised vahepeal 5 tundi järjest lihtsalt mängisin, et siis kui väga tahtsin, siis kohe hakkas välja tulema. Ma võin oma palliga ka vinti proovida. Proovi vinti, võime kiirelt sellise... Tahad sa mulle väikse kiire, millele ma tähelepanu pean pöörama? Ma tean, et ma olen niimoodi pööranud nagu. Jaa, et kõige lihtsam vindiga on tegelikult alustada sisata ainult nende 2 sõrmega. Et ära pöialt sisse pane. Pöialt üldse ei pane? Jaa, pöialt ära sisse pane ja siis hoia nagu vastu seda rannet küünarvarteni ja käsi pea sirgeks minema ja siis sa annad randmega väikse suuna lihtsalt palli lõpus. Aga ma panen ta pöörlema ka või tõmban või? Mitte midagi ei tee muud või? Siit ta ise ennest kukub maha ja pallil tuleb vint sisse. Ja proovi lihtsalt rahulikult. Tundub,
sinu seda hingejõudu on kurikad kardavad vist. Kardavad vist, jah. Et sellist nagu sisemist rahu. Aga siis praegu sul vint tuli otse, sul oli vint sees, aga vindil on vaja nüüd suund sisse anda, ehk siis me tahame, et pall keeraks paremalt vasakule. Ehk siis me anname randmega viimasel hetkel, kui pall saad lahti, natuke kallutame randme vasakule poole. Just. Teeme mõned viimast visked veel, et praegu... Kas ma peaks rohkem siis siia äärde panema? Jaa, nagu sa nägid, mina suunan palli suhteliselt varakult sinna serva peale ja sealt hakkab keerama. Praegu sul läks otse keskele ja sealt ta keerab liiga vasakule. Üks veel küsimus, kas sa paned siit samast maha või sa viskad ta kaugemale? Kõige õigem oleks siis lõpetada joone võimalikult lähedal üleastumisjoonele ja siis vahetult peale jala juurde jõudmist pall lahti lasta. Peaaegu üks oleks ära kukkunud. Ma räägin, näe, üks tuleb veel. Et sul need kurikad kuidagi ise nagu kukkuvad või kummardavad sinu poole, ma ei tea, mis see õige on. Vot, nii, see on väga hea. Kas tuleb straik? Jess, esimene vindiga straik, tubli. Super. Nii, Tiit, lühitreening lõppes, et sina oled siis bowlinguga olnud seotud juba mitukümmend aastat, kuigi sul on paus nüüd väga pikk olnud. Kuidas sulle tundus täna, et kas bowling on siis selle ajaga natuke muutunud? Räägi, kuidas sul oli see kogemus? Jaa, ikka, sest esiteks on raja kvaliteet on hoopis teine. See kõik see viled ja kõik muud asjad on siin nii ägedad, need ekraanid ja kuidagi see elusus on rohkem saalis, on ju. Aga millest oli väga palju kasu ja mida ma ise tean, et tavaliselt nõuka ajal ei olnud selliseid võimalusi, et nii professionaalne treener võtta endale kõrvale, mis iganes sa siis tahtsid õppida. Et sellest, et just neid juhtnööre andsid nagu väga-väga palju oli abi, sest muidu ma tean ise ennast, et ma õpin valesti, viskame see kehamällu sisse ja siis muudkui kühveldad oma seda valet viset, on ju, ja vaatad, et ei jõua nagu straikideni, eks, et need juhtnöörid olid hästi head, mis andsid, et kohe tundsid, kohe töötas, nagu me nägime ka, tuli straike küll, nii et see on hästi väga vajalik minu arust igale inimesele, sest et ma mäletan näiteks seda, et käisin kunagi hokki mängimas, mängisin 5 aastat hokit ja siis läksin golfi. Ja ma panin seal hokiliigutused sisse nagu täie rauaga sinna palli peale, on ju, nii et kõik judinad käisid kehast läbi, on ju. Siis see näru tulemust ei tulnud, tegelikult on kõik tehnika, et ei olegi vaja nii palju jõudu kasutada, kui pigem rohkem tehnikale tähelepanu pöörata. Et mul ongi selline tunne, et sportlased, kes tegelevad sellise hästi tehnilise alaga, et see vaimne pool on niivõrd tähtis, et nagu näha ka sina, et kui me andsin sulle sellise natuke keskendumiseks ruumi, kohe kurikad hakkasid paremini kukkuma ka. Et ma arvan, et sinult saab väga palju abi saavad sportlased, kes tegelevad sellise spordialaga. Et aitäh sulle, et sa tulid ja loodame sind bowlingu saalis siis veel näha. Absoluutselt. Suured tänud sulle. Aitäh.